avatud Haapsalus üks väga oluline liiklussõlm. Miks ta on üks oluline? No see sõlm on sellepärast oluline, et see on riigimaantee osa ehk valdav transiit Hiiumaale ja Vormsile Rohuküla sadamasse käib läbi selle ristmiku ja aegade jooksul ta oli siin väga halba olukorda juba sattunud ja liikluskorralduse poolest ka muutunud tülikaks, nii et täna ta peaks töötama ja sujuma, see transiitliiklus. Mis nüüd selle pudelikaela likvideerimisega kaasnes, mis on uuenduslik, mis on täitsa teistmoodi? No uuenduslik on see, et meil on sellist suht uut tüüpi foorijuhtimissüsteem. Nad ise nimetavad seda dünaamiliseks juhtimiseks, mis arvestab siis konkreetse liiklusvooga, autode arvuga mingist suunast, sellest tulenevad siis need tsükli pikkused. Jalakäijatele võib-olla natuke ebamugav nuppe vajutada siin, aga kui on suund vaba, siis saab ka kohe rohelise jalakäija. Nii et selline suur hulk uusi märke ja laiemad teed ja ärapööramisrajad siin ilma foorideta tekkisid juurde. Ja see peaks kõik liikluse sujuvamaks tegema. Nüüd arvudest, palju see ristmik maksma läks? Ristmik läks maksma 600 000 eurot. Liiklusmärke on üle 120. Täpselt me polegi neid kokku lugenud. Tuleb siin juurde mõni võib-olla veel. Triibud, mis reedel olid veel joonistamata, olid töömahus kirjas umbes 3,5 kilomeetrit. Pani küll imestama, kuhu nad siin mahuvad. Ja foore on siin ka 20 ümber, nii et selline päris tähelepanu võib siin isegi ära hajuda, kui autojuht siin niimoodi vaatama jääb. Aga tuleb keskenduda. Nüüd me vaatasime siin iga posti küljes on nupukene, et jalakäija saaks siis kiiremini üle tee. On see nupu vajutamine inimese jaoks keeruline mõte? Kui sügisel liiklus peale tuli, siis oli see päris probleemne. Siin nuppudel puudusid ka suunanooled ja ei saanud inimesed väga hästi aru, kuidas seda kasutada. Aga nüüd on asi läinud oluliselt sujuvamaks, kuigi on veel neid ka, kes ootavad, et ikka see roheline tuleks ise, et nupuvajutus veel ei tule meelde. Aga küll tasapikku saab selle ka. Kas see nupundus on nüüd samm edas või samm tagasi, et ikkagi inimene peab ise sekkuma selline foorisüsteemi, et kas ei oleks mõttekas kasutada mingid andureid? No andurid siin tegelikult on, aga andurid on just ainult sõidutee, ütleme alal, vaatavad siis autosi ja jalgrattaid ka nüüd lõpuks. Saime need andurid ka niimoodi, aga kõik on siin muudetav ja programmeeritav, nii et kui kuskil ilmneb mingi kitsaskoht, siis saab seda ka sujuvalt lahendada. No jalakäijad ise ütlevad, et nupp on ikka samm tagasi. Saarekestel on näha munakivid. Kust need pärit on? No need kivid on pärit täpselt siit samast, et kunagistel aegadel on olnud siin siis munakivi sillutis ja teealuse väljakaevamisel tuli siit neid ikka väga palju välja, nii et suur kuhi jäi veel üle ka. Nüüd võib kokkuvõtvalt öelda, et see on nagu taaskasutus. See koht on nüüd küll taaskasutus ja ehitajale tegelikult puhas võit. Nii et kunagi talumehe põllu pealt korjatud kivid, mis on siia linna veerde toodud, on auga uuesti oma koha leidnud. No nad on täpselt seal, kus nad peavad olema ja küllap talumehed omal ajal ka selle pealt teenisid, kui nad neid kive siia müüa said, nii et asja ette. Nüüd, palun tutvust ennast, kes sa oled? Mina olen Peeter Vikman, Haapsalu linna aselinnapea. Jah. Minu käsi käsib pasist.